Nii, et vaatame siis taas kord üht ülesannet teie kodusest tööst. See on siis 10. Ja see ülesanne on väga sarnane või isegi liiga sarnane nendega, mida me enne seda kogu karantiini jama jõudsime tunnis teha. Nii, siin peame leidma aritmeetilise jada, mille liikmete summa on 642 ja viimane ehk 12. liige on 48. Enne kui me midagi teeme, ma kerin korra ülesse, ma võtan need toredad valemid, mis meile siia jäid ja ma kopeerin need siia alla ka, sest nagu kõikide jada ülesannetega meil neid valemeid siin täitsa läheb vaja. Nii. Ja mida me teame? Taaskord, me teame, et mis asja? Liikmete summa on 642. Okei. Mitme liikme summa? No, meil on öeldud, et viimane 12. liige on 48. Me võime kirja panna. Et meil siis ongi 12. liige ehk A12 on võrdne 48-ga. Ja mida me veel teame? Kõigi liikmete summa ehk siis 1 kuni 12 on 642. See tähendab, et me võime täie rahuga kirja panna, et S12 on võrdne sellise asjaga nagu 642. Nii. Ja muudame kogu selle moodustise siin on natukene ilusamaks. Selle osa siin parandame ära. Nii, tema peaks olema proovime uuesti. Nii, tema peaks olema okei. No siis teeme sellist asja, et ma teen uuesti. Joonistan siia natukene kenama 4 ja natukene kenama 2. Vaatame, kas ta nüüd saab aru minu käekirjast. Nii. Tindikiri matemaatikaks. See on palju parem. Paneme kinni, teeme suuremaks ning vaatame, mis meil siin on. 18. Okei. Meil on olemas 12. liige ja meil on olemas esimese 12 liikme summa. Me peame leidma siis jada. Ehk siis jada on üldiselt leitud, kui me panemegi kirja jada liikmed, järjest olevad liikmed, no ütleme kuskil mingi 5 liiget, siis see sobiks. See tähendab seda, et meil oleks vaja leida, mis asi? Meil oleks vaja leida esimene liige. No, paneme kirja. Kasutame nagu neid valemeid, mis meil siin on. Ja mida me teame? Me võtame näiteks sellise A-N-i valemi. Ütleme, et meie N on 12, kuna see on ainukene jadaliige, mida me teame. Ehk siis, kui meil oleks N-i asemel 12, mis siis siin juhtub? No, A12 on võrdne mingi jamaga. Aga me juba teame, palju A12 on. A12 on 48. No, ma võin natukene aeglisem ka teha. Teemegi algul siis niimoodi, et A12 on. No, see läks küll alasti. Võtame siia. A12 on võrdne siis sellise asjaga nagu A1 ja pluss mitu D-d. No, kui meie N on 12, siis N miinus 1 on loomulikult 11 ja 11 korda D on 11 D-d. Okei. Kuna me teame, et A12 on võrdne sellise asjaga nagu 48, siis loomulikult me võime selle A12 asemele kirjutadagi 48. Nii. Muudame selle ka natukene kenamaks. Ja parandame selle asja siin ära. Tundub, et programmile ei meeldi minu 4 väga. Nii, 48. Okei. Meil on olemas esimene osa sellest kraamist, mis meie teha tahame. Vaatame edasi. Mida me selle moodustisega teha tahame?
meil alginfos on ainult 2 asja antud. Ehk siis enne kui te hakkate midagi tegema, ma soovitan, et proovige kõik asjad läbi, mida te teha saate. No, meil on siin teine valem ka. Meil on siin summa valem. No, ütleme, et meil on S12, kuna see on jällegi ainuke asi, mida me teame. Kirjutame selle valemi ümber niimoodi, nagu meil n-i asemel olekski 12 ja vaatame, mis meil juhtub. No, teeme siia midagi. Ütleme, et meil on siis ainu S12 on võrdne mis asjaga. No, siin on ainu A1 pluss AN ja meie N on ainu 12. Me teame, palju on A12, see on 48. Nii. See on loomulikult jagatud 2-ga ning korrutatud siis paljuga 12-ga. Okay. Aga veel kord, meie teame sellist asja, et me teame, palju S12 on. S12 on 642. Ehk siis meie võime külma rahuga selle S12 asemele pannagi 642. Ja see samm, mida ma praegu tegin, et ma kirjutan siia S12. Te ei pea seda tegema, absoluutselt mitte. Te võite kohe siia panna 642. Ma lihtsalt tahtsin teile näidata, et kus see tuleb. Nii. Ja teeme tema ka natukene ilusamaks. Väikene ring ümber. Ja talle kohe nagu üldse ei meeldi minu 4, ma vaatan. Okei, selle 4 teeme meie uuesti. Et siis tema jääb rahule. No teeme sellise 4. Vaatame, kas ta nüüd näeb seda. Ja proovime uuesti. Nüüd näeb jah. Okei. Ja natukene suuremaks. Nii. Nüüd meil on olemas igasugune tore asi, mis meil siin on. Mis me nüüd teeme? Kuidas me saame kogu selle kraami kätte? No, lihtsustame seda moodustist, mis meil on siin natukene. Et no, vaatame. 12 ja 2 me saame ära taandada, on ju? No, see on 6. Teeme edasi. Meil on siis siin on ju 642 on võrdne sellise asjaga nagu A1 pluss 48 ja siin on ju 6. Ma võin korrutusmärgi kohe vahele panna. Ma taandasin selle 12 ja 6 ära. No, mis nüüd siis saab? No, üks võimalus oleks see, et te avate need sulud, aga see on suhteliselt mõttetu. Mina pigem rakendaksin sellist asja, et selle asemel, et sulud avada, mina hoopis jagan mõlemad võrrandi pooled läbi 6-ga. Et selle poole jagame 6-ga läbi ning selle poole ka. No, nüüd võtame siit alt mingi sellise toreda, kalkulaatori ka välja. Sest vaatame, 642 jagada, ma panin vale numbri siia, teeme nullime ära, nulliga ei saa jagada õige, 642 jagame selle 6-ga, on 107 ja nii, ehk siis meil siin pool on selline tore asi, et vaatame 107 on siis võrdne millega? No, loomulikult lihtsalt see, mis siin sulgude sees on. Sest kui ma jagan selle parema poole 6-ga, siis see lihtsalt taandub ära. Ehk jääb järgi lihtsalt A1 pluss 48. Nii, no, viime selle 48 teisele poole. Ja mis siis tuleb? No, siis meil tuleb ju, me võime pooled ka ära vahetada. Et ma kirjutan kohe selle A1, kirjutan siia vasakule poole ja selle siia poole. Ehk siis, mis meile jääb? Meil on ju A1 on võrdne paljuga. On võrdne loomulikult sellise asjaga nagu 107 miinus
48. Et selles suhtes ma lihtsalt selle poole kirjutasin siia poole ja selle poole kirjutasin siia poole. Et see on üks võrrandi põhjaomadusi. No ja et olla kindlad endas, mis 107 miinus 48 on 59. Nii, sellest me saame siis teada, et A1 on võrdne sellise kena asjaga nagu 59. Ma kustutan selle noole nüüd ära, selle kriipsuga ja muudame kogu selle moodustise natukene ilusamaks, siis ta võtab meil vähem ruumi ning on täitsa arusaadavam ning no peale seda, kui ma oma need 4 ära parandan, kuna tundub, et need ei meeldi sellele programmile absoluutselt. Nii, siin oli meil 1 4, siin oli meil teine 4 ja siin oli 3 4. Vaatame, kas nüüd on korras. Võtame siit ja vaatame, kuidas tuleb. Mis asi tuleb. Aga see läks veel hullemaks. Minu arust. Okei, ma ei hakka teda ümber tegema, las ta olla, ma lihtsalt panen ta kuhugi siia poole. On enam-vähem arusaadav küll. Nii, aga mis me saime kätte? Meie saime siit sellise asja nagu A1. Ja see on väga hea asi. Ma panen selle A1 sealt spetsiaalselt kirja ka. Et A1 on 59. Sest see on meil väga tähtis informatsioon. No tema peaks olema A. Okay. A1 on 59. Et see on nii tähtis informatsioon, et selle võiksite teie ka eraldi kirja panna. Okei. Ja miks see nii tähtis informatsioon on see, et vaadake, alguses teie tegite sellise asja ära. Ma teen selle mingi roheliseks. Te avaldasite lihtsalt mingisuguse AN-i või A12, pistsite kõik asjad siia valemisse. Ja te saite sellise asja. Te kasutasite seda valemit siin. Kui teie nüüd vaatate seda, te teate palju A1 on, see on 59. No, paneme siia asemele 59. Ja miks see nüüd nii tähtis on see, sest näete, nüüd meil on olemas võrrand, kust meil on ainult üks muutuja. See muutuja on meil loomulikult ju D, ainult D, mis tähendab, et meie saame arvutada, palju see D on. No, viime 59 teisele poole ja mis me saame? Me saame sellise kena asja, on ju, et no 48 miinus 59 on võrdne loomulikult 11 D-d. No 48 miinus 59 on miinus 11, on ju. Ehk siis meil on miinus 11 on võrdne sellise asjaga nagu 11 D-d. Jagame selle loomulikult läbi sellega, mis meil selle muutuja ehk D ees on 11-ga ja saame, et D on võrdne miinus 1. Nii. Vaatame, kas selle saab natuke ilusamaks. Ja nüüd, kui meil on olemas see asi siin, siis meil on põhimõtteliselt see ülesanne ei saa, natuke kohutav on. Aga pole hullu, ma panen ta kuhugi siia. Nüüd on kõik korras. Ma teen selle ka kollaseks, see on selline tähtis informatsioon. Kui meil on olemas jada esimene liige ja jada vahe, siis nagu me teame, aritmeetilises jadas me saame kõike teha. No, ehk siis ütleme, kui me avaldame mingi 3 liiget ära jadas, no siis on kõik korras. Ja ehk siis me paneksimegi kenasti ja uhkelt, et näiteks mingi vastuse täht on ju V. Et kuidas me jada avaldame, loomulikult alustame esimesest. Ehk siis 59, nagu meil siin kirjas on, et A1 on 59, no kuna jada vahe on miinus 1, siis iga järgnev liige on ühe võrra väiksem. Ehk siis on ju 58, 57 ja nii edasi. Et 3 liikmest aritmeetilise jada avaldamise puhul täitsa piisab ja 3 punkti. See siin on väga hea vastus. Et kui teie vaatate seda ülesannet,
avaldate selle ära, siis selline on väga kena vastus. Kui te nüüd vaatate seda videot ka, mis siin on, siis mõelge ka mitte nende ülesannete puhule, mis ma andsin, mis oli 9–12. Proovige kindlasti need ka ära lahendada. Ma ütlen vihjeks, et 12 on 12 ja 13. Seal teie peate lahendamiseks looma endale sellise võrrandisüsteemi, siin on mingi üks asi, siin on teine asi, kasutada näiteks liitmisvõtteid ja kõik on korras. Aga kui te seda ei mäleta, siis pole hullu, sellepärast et meie vaatame järgmises nii-öelda tunnis selle läbi. Ma soovitan tungivalt, proovige see algul ise läbi teha, sest isegi kui te saate mingi teised tulemused, ütleme, te proovisite seda ülesannet siin ja teil ei tulnud see välja. Aga kui te proovisite seda, siis 100% teil tulevad paremad tulemused. Kui te lihtsalt nagu ootate minu seda lahendust, siis te ei õpi nii palju, kui te algul iseseisvalt proovides õpite. Nii et vaadake need ülesanded läbi, vaadake eelnevad ülesanded läbi, see mis ta oli 1–8 siis on ju. Sest nende 2 video põhjal, mis te täna siin saate või saite, ma usun, et te suudate kõik need ära teha. Aga ülejäänud, mis see on 11–13, vaatame järgmises tunnis. Ja head aega!